Postimees saatis Vox Populi küsimuse. Ja Vox Populi küsimus oli see, et politsei tahab droone hakata kasutama liiklusjärelevalves ja osa poliitilisi jõude, meie seal hulgas, on kategooriliselt sellele vastu. Kas on võimalik mingi kompromiss leida? Ja ma vastasin neile, et kuulge sõbrad, kus see kompromissi koht on? Et kas jälgitakse või ei jälgita? Et ei ole võimalik, nagu Šveigis öeldakse, poolpeeretaja moodi, et natuke jälgime ja natuke ei jälgi. Et mõnda jälgime ja mõnda ei jälgi. Et vahepeal lendame seal kuskil metsa kohal ja vaatame, mitu põtra siin on. Et kas nad ka korralikult liiklevad. Siin ei ole kompromissi kohta. Aga vastasin veel ka laiendatult, et meil on üleüldse suhtumine, et kodanik on nagu mingisugune ohuallikas, püsiva ohuallikas. Et kodanik, teda ei saa usaldada. Ta kogu aeg tahab mingit käru keerata riigile ja valitsusele. Ja sellepärast, et ta ei saaks seda käru keerata, tuleb ta võtta täielikult kontrolli alla. Kontrollime droonidega, kontrollime kaameratega, kontrollime GPS-iga, kontrollime telefoni pealt kuulamisega, kontrollime läbi arvuti, seal on ju see ilus silmakene, et saab juba tagurpidi ka tööle panna, et vaadata, mis te teete seal, kas lähete vahepeal kraanikausi juurde nagu ligi ka või mitte. Kodanik on ju pideva ohuallikas, kodaniku peab kontrollima, et millega ta ikkagi tegeleb ja kui ohtlik ta on siis riigile. Et see on absoluutselt vastuvõetamatu.